ei, kuule, kõik on tipp-topp. Nii, aga läheme siis teele. Ja, lähe. Aga me peame mingi suuremise intro ka tegema. Nii. Ja salvestame. Et kadunud Häädemeeste tütar on tagasi. Tere tulemast taas kuulama ja vaatama Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna ma kardan, et tuleb üks väga eriline saade, vähemalt minu jaoks, sest kusjuures mul on nagu kaks sellist küsimust, mida minult hästi sageli küsitakse. Üks on see, et kui ma olen ilma lasteta, et kus su lapsed on, ja teine on viimasel ajal või viimase 1,5 aasta jooksul olnud see, et kuidas Aigil läheb. Ja täna on minu külaliseks minu väga hea sõbranna Aigi Treumut ja räägib ise, kuidas temal läheb. Ja, tere, ma olen siin ja sa ei ole ainuke, kes on selle teemale kurtnud, et ta peab väga tihti aru andma, kuidas Aigil läheb, sest et kedagi huvita, kuidas tal endal läheb. See on mu armas õde Ege, kes on väga tore ja tal läheb ka hästi. Aga mul läheb ka päris pööraselt selles mõttes, aga hästi, ma ei saa kurta. Patt oleks kurta, nagu mul meeldib öelda. Ei, kurta tasub ikka, aga tegelikult läheme nagu ametlikult, nii nagu meil protokoll siin tavaliselt ette näeb ja minagi küsin sinult nii nagu alati, et Aigi, räägi sina meile oma lugu. Mis lugu? Endast. Mina olen sündinud ja kasvanud siis, ma ei teagi, kus ma päris täpselt sündisin, ma ei ole aru saanud, ilmselt kuskil Pärnu haiglas on ja natuke aega elasin Tootsis ja siis kui ma vahele tohin rääkida enda loo, siis kui ma kunagi abiellusin, siis ma seal tseremoonial või registreerimisel sain teada, et mina sündisin Häädemeeste külanõukogus. Jah. Ja siis seal registreerimisel ma tegin tõeks seal samamoodi. See lihtsalt kõlab nii nagu. Tahtnud näha, kuidas see välja näeb protsess või kuidas see konsiilium selle ümber seisis, kui Annel see tulema hakkas. Aga räägime Aigi tulekust. ja siis igal juhul seda ma tean kindlalt, et ma olen nagu üles kasvanud Häädemeestel. Ja siin koolis käinud, siin see keskkooli lõpetanud, oma parimad sõbrad siit saanud. Ja siis vahepeal ma natukeseks ajaks siis suundusin ära Tallinnasse elama, õppima, siis käisin vahepeal, olin Helmes, elasin ja siis ma tulin tagasi Häädemeestele ja siis ma hakkasin siin asju tegema lõpuks. Ennem seda ma nagu ei teinud, kui ma keskkoolis käisin suurt midagi minu meelest, et ainult õppisin ja siis lollusi võib-olla natukene. Aga väga vähe ma olen olnud alati eeskujulik minu meelest siuke hall hiireke, täna hommikul emaga just arutasin seda, et ma olen siuke tagasihoidlik olnud. Aga alles nüüd siis võib-olla avanema hakanud rohkem. Ja 2018 ma hakkasin siis Häädemeeste huvikeskust juhatama seniks, kuni Anneli hakkas lapsi sünnitama ja kasvatama. Ja siis mõned aastad ma siis asendasin Annelit siin, mis oli väga tore periood, hästi õpetlik ja võib-olla siis see oligi nagu see hetk, kui ma avastasin, et mis ma päriselt teha tahaksin oma eluga, on ju. Et kultuurikorraldaja siis minust saigi ja siis ma hakkasin ka noorsootööd tegema. Ja mingil hetkel ma tajusin seda, et ma ikkagi tahan minna Viljandisse õppima, ma tahtsin tegelikult ka peale keskkooli minna Viljandisse näitlejaerialal õppima. Aga siis elu mängis mäkra, ei sattunud ma sinna ja nüüd ma siis õpin ka Viljandis noorsootööd, mis on minu meelest üli vajalik amet, sest noored võib-olla tänasel päeval on neil raskem leida iseennast või ma ei teagi tegelikult, ilmselt on see ajast aega olnud, on ju, lihtsalt meil ei olnud noorsootöötajaid, on ju, mäletad sa Häädemeeste noortekeskust? Ma mäletan, sa mäletad või? Jah. Sealt vanadekodu keldrist või? Jah, et selles mõttes oli hästi huvitav see, et noortekeskus oli keldris, vanadekodu oli siis üleval, on ju, ja siis see, mis mürglit me seal all korraldasime, ma ei tea, kas me võisime mõnele hooldekodu nii-öelda
elanikule siis tekitada ka mingit tõsisemat südameriket. no seda ma ei tea, kas päris südameriket on ju, ega häirimist kindlasti jah, aga muuseas tänapäeval on ju see täitsa selline üks meetod, mida katsetatakse, et selline põlvkondadeülene õppimine, et pannaksegi kas eakate kodu ja lasteaed või mingi noortekeskus, kas siis koos ühte majja näiteks toimima ja siis seal tehakse mingeid ühistegevusi või ongi nagu need mingi näiteks päevakeskus ja noortekeskus ühes majas, et kuidagi nagu need erinevad põlvkonnad omavahel seal lävivad ja tegelikult seal on hästi palju selliseid häid õpikohti. Jaa, kindlasti, aga siis peab seal olema ka ikkagi väga teadlik nagu ja seda kindlasti. taga on ju, et lihtsalt, et paneme nii nagu meie ajal oli, et paneme need siin ühte majja ja vaatame, mis välja las paremad võidavad. jah, ilmselgelt meie lendasime sealt. Aga ja siis tänaseks päevaks olen ma ikkagi ära liikunud Häädemeestelt ja teen tegusi siiski Tõrvas antud hetkel. Ja seal on ka hästi tore tegelikult. Ja ma tean, et see ei meeldi paljudele meist siin ruumis pooltele. Aga tegelikult on äge. Nojah, kui korras nüüd seal Tõrvas peatuda, siis tõepoolest, miks peaks meeldima, et sa ei ole nagu meil kogu aeg siin käe ja jala juures ja alati olemas, kuigi viimasel ajal sa olid nagu täiesti ära, on ju, olenemata sellest, et sa töötasid ikkagi suht meiega koos. Aga nagu me hiljuti seda Tõrvat külastasime, siis no jah, tuli tunnistada, et on päris lahe koht. On ja selles mõttes on seal äge, mina olen nagu see inimene, kes täielik inimeste inimene, mul on vaja inimesi ümber on ja siis Häädemeeste puhul, mitte et see oleks nagu halb variant, vaid see minule nagu, mina tundsin, et minule jäi nagu natuke uniseks just seesama talvine periood, et suvel möllasime, saime teha igast asju põnevaid on ja, aga talvel mul hakkas näitsa igav. Aga see on minu eripära, mitte et siin halb oleks. No jaa, okei, ära nüüd vabanda. Kuule, lähme korraks sinna algusesse. Minu esimene mälestus sinust on hästi ere ja see oli lasteaiast. Ja sa oled üllatunud, kohe kuulad miks on ju, või noh, teised kuulavad. Ja see oli selline mälestus, et millegipärast olime ainult mina ja sina seal õues, selle väikse terrassi peal istusime ja siis sina uhkustasid, kui vägev soeng sul on. Ja see soeng oli selline, et ühel pool oli punupats ja teisel pool oli hobusesaba ja siis ma mõtlesin, et kurat, on ikka lahe soeng. Ja no hilisemas elus siis tuli välja, et see oli võib-olla su ainus päev lasteaias. Jaa, mulle see lasteaiakarjäär jäi tõesti väga lühikeseks. Et see nagu millegi pärast mul ei sobinud, kuigi praegu just ütlesin, oi, ma olen hull inimeste inimene, siis lasteaias mul üldse ei meeldinud, sest et seal oli liiga palju lapsi vist või ma ei tea. Ühesõnaga, selline võimalus meil oli, et me saime olla kodus, et meie ema oli siis kodune ja siis ta siis sai meile järeleandmisi teha selle koha pealt, et kui me ütlesime, et me ei taha lasteaeda minna, siis meiega ei läinud. Aga noh, ma arvan, et see oli see, et me ei olnud harjunud lihtsalt väga palju teiste inimestega. Ja meil oli see võimalus öelda, et ma ei taha minna. Aga sa ise mäletad midagi lasteaiast või? Ma mäletan jaa. Ma mäletangi, et seal oli üks poiss, kes meid kiusas, võib-olla see oli nagu sai saatuslikuks on ja see ei olnud see ei olnud tema, see oli üks nendest poistest, see käis ja muudkui kiusas mind, ma vist natuke meeldisin talle ja siis ta muutus väga pealetükkivaks ja siis ma mäletan seda, et mul oli ikkagi neid päevi oli rohkem seal kui üks, sest et ma mäletan ka mingit jõulupidu ja siis ma sain sealt mingi kummikassi sain jõuluvana käest, aga ja siis ma mäletan ühte asja veel, kui mul õde siis Egekene, tšau Ege, tervitan sind, kukkus mingist kuskil mingid need, ma ei tea, mingid asjad seal oli, kukkus peaga vastu põrandat ja siis tuli siuke muhk oli otsas, jah. Kuule, proovi korraks panna seda allapoole. Ma kardan, et eks sul ja muidu see mikker täpselt nagu näkku või? Näkku, jah. Okei, no. Kuidas nii on? No jah, nüüd on väga hea. Ta võtab päris sa kuuled hästi mind, jah? Sul veits juurde ka.
ma tean ka seda, et sa pidid vähemalt sinna jõulupeole jõudma, sellepärast et teine mälestus, mis minul sinuga seoses lasteaiast on kooliajast, kui me kunagi Heleniga vaatasime ühte jõulupeo pilti ja siis vaatasime, et see on see, see on see, see on see, see on see. Kas see on? Ei tea, lähme edasi. Siis sina hakkasid kõrval naerma, see on ju mina. Aga nagu ei ole olnud sellist inimest seal. jah. Aga milline su lapsepõlv siis oli, kui see ei olnud selline lasteaias ema-isa taga nutmine, nagu me teised seda mäletame? jah, see oli selline, oligi hästi turvaline tegelikult, me olime hästi nagu, ema hoidis meid hästi, hoiab siiamaani, tšau ema, ma tervitan nüüd kõik ära järjest, onju, aga ja siis me saime hästi palju tegelikult veeta vanaemade juures ka aega ja siis see kuidagi see loodus siis seal ümber kasvatas meid, et me käisime Tootsi vanaema juures, veetsime hästi palju suvesi, pikalt olime seal ja siis vanaema Mareti juures siin Võidukülas siis või Papisilla külas. Seal oli siis meil täielik selline pullerbi minu meelest, no seal olid loomad, sead, lambad, eesel, kassipojad, koerad, no ühesõnaga seal oli nagu kõik, mida üks lapsepõlv võiks sisaldada. Et ja siis vanaema muudkui kamandas meid põllule rohima, ravimtaimi korjama, et ja siis me küll mõtlesime, et issand jumala eest, et miks sa pead nii kuri olema ja meid kogu aeg mingi kamandama ja tööle panema ja siis noh, tänasel päeval ma saan aru, et kui väärtuslik see kõik oli, et kuidas see meie silmaringi avardas ja ühesõnaga, et selline maalaps olen ikkagi läbi ja lõhki. Mis su lemmik lapsepõlve mälestus on, mis praegu esile kerkib? Ma ei tea, nagu selles mõttes ma hästi palju olen rääkinud seda eeslilugu. Ma ei tea, kas ma räägin siin ka või on kõik kuulnud seda? No kõik vast ei ole. Okei, ühesõnaga meie vanaemal oli siis eesel, minu lemmikloom on eesel. Ja ma arvan, et see ongi nagu väga tugevalt sellest tingitud, et meie vanaema eesel Liisu oli siis nikotiinisõltlane. Nii et kui nii, noh, ja tol ajal nagu kõik ju suitsetasid nagu täiskasvanud. Täiskasvanud eeslid. Ja eeslid ka siis on ja siis nii kui keegi suitsu põlema pani, siis nii Liisu oli platsis. Aga ma ei tea, Liisu ei olnud meie juures väga kaua või noh, Mareti juures siis kaua ja Maret siis kuskile saatis ta edasi ja ühel hetkel oli Maalehes suur artikkel mingist turismitalust ja perenaine oli seal pidi peale see eesel ka ja siis rääkis sellest eeslist, et muidu hästi tore loom ja kõik sõbralik ja värki-särki, aga keegi külastajatest on õpetanud teda konisi sööma ja siis sel hetkel tuli see taipamine appi, see on meie Liisu nii kuulus tüüp nüüd, et aga samas ikkagi kõige eredamad mälestused ongi tegelikult, mis siis nii-öelda vanema Mareti juures võib-olla toimus, sest et need loomad olid hästi suured sõbrad, et me saime seal karjas käia ja kassipoegi seal taga ajada mingis küünis, magada seal heintes, ühesõnaga väga, väga palju pulli sai ja võib-olla natukenegi ikka igatsen taga neid aegu ja on kahju, et enda lapsel ei ole sellist nagu võimalust praegu. Kuigi noh, temal on teised toredused jällegi, onju. Et jah, siuksed mälestused siis. Nii, aga koolist sul ikkagi pääsu ei olnud? Jah, ma olin hästi tubli õpilane. Vahepeal läks lappesse. Nii. Mingisugune, kui see puberteet peale tuli, siis mingi läks vene keel 3 peale ja ja aga siis ma ikka võtsin kokku ja keskkooli ikka lõpetasin nagu päris hästi enda arust. Jah, aga ma olin siuke ikkagi eeskujulik õpilane. Mul ei olnud seal mingisuguseid väga suuri erroreid või mingisugused, aga ma ei olnud ka nagu selline nagu kõige parem õpilane. Meil oli palju tublimaid õpilasi klassis
ja siis mis siin ikka mind esile tuua ja sellised ambitsioonikad, kes lihtsalt hakkavad 10. klassis karjääri tegema, muidugi no selles mõttes nagu ma arvan, et see on nagu üliäge ja mulle meeldib ikka siin nagu näiteks tuua, et ma ei tea, läksid niimoodi 10. läksid sa Aasiasse või? jah. Noh, läheb Aasiasse elama, mitmeks aastaks sa läksid sinna karjääri tegema? See oli küsimus või? jah. kaua sa olid seal? 6 aastat vist. noh, vägev ju. jah. selles mõttes küll, et nagu ma nagu imetlen just seda nagu julgust, seda nagu pealehakkamist. Minul ei olnud seda, mina olin nii nagu, olingi nagu nii ebakindel, et mina ei uskunud kunagi endasse nagu niimoodi, et et ma lähen, ma kartsin isegi, ma ei tea, Centrumi poodi müüjaks minna, kes ma saan hakkama sellega. Kuule, jah, tänasel päeval tagasi mõeldes ma ei nimetaks seda julguseks niivõrd kui lolluseks, aga okei. No jaa, aga sa said sealt ikka väga palju, ma arvan. Jaa. Noh. aga nii, sa olid väga hea õpilane. jah. Kas tervitan kõiki enda õpetajaid. Kes su lemmik on? Aira. Kas algklassidest mingeid selliseid toredaid mälestusi? Minu meelest see on nagu selline kõige mõnusam aeg koolist, kus see on ikka, sa oled reaalselt terve elu oodanud, et saaks kooli minna, siis sa oled lõpuks seal, kõik on selline tore, lust ja lillepidu. Toredaid mälestusi ei ole. ei no eks ikka, oli, ma mäletan seda, et 1. klassi ma lõpetasin 5, onju, ja siis kutsuti sinna vastuvõtule tublide õpilaste vastuvõtt, ma äkki 2 aastat sain seal käia. 2 aastat ma ikkagi olin viieline ja siis läks Lappesse kuni 8. klassini, siis kui mul tuli 3. Kas see oli seal Valge hotellis? jah, Valge hotellis. seal me käisime koos küll. bankett ja selles mõttes oli lahe. Siis ma mäletan, et 2. klassis Aira siis läks korra siis dekreeti. Temale tuli Daniel tema ellu ja siis meil oli Lilli Linkmann oli klassijuhataja sel aastal ja siis ma mäletan iga hommiku meil algas sellega, et me laulsime Hääled lahti. Ma mäletan laulu ka, sa ei mäleta või? Ei mäleta? Selle ma olen oma mälust blokeerinud. Ma ei hakka laulma ka siin seda. Mis laul see oli siis? See oli mingi Tihase laul. Absoluutselt puudub igasugune. Jah. Ja siis jah, ühesõnaga rohkem positiivseid mälestusi mul ei ole. Algklassidest. Aga edasi? Ja... Ka ei ole. Ka ei ole. Ei, no on ikka nagu selles mõttes, et ma mäletan, et mingi hetk me tegime mingit jõuluetendust, kus siis meil oli täiesti ette valmistamata ja siis ma hakkasin improviseerima seal. Praegu ma mõtlen, kui hea nagu tol hetkel ma mõtlesin küll jumala eest, mida ma siin korraldan praegu samal ajal, kui ma siis näitlesin seal ju seda nii-öelda seda, üritasin seda lavastust seal päästa kuidagi. Aga jah, et kuidas impro seal lahti läks, ma praegu lihtsalt meie sügissemester on, me õpimegi impromänge ja impropraktikum oli meil. Et siis see oli võib-olla siuke esimene katsetus. Issand jumal, poeg helistab. Kuule, aga räägime korraks improst ja noortest, et sul siis hetkel seal noorsootööõppes on impromängud, on ju. Et see kõlab midagi sellist, mis on tegelikult eestlasele omapäraselt väga võõras. Et kuidas saab neid noorsootöös siis rakendada? Ja kuidas see päriselt läheb? Sa oled ka töötanud ju noortekeskuses. Jaa. No mina ise olen nagu noorsootöö puhul nagu seda usku, et või no mis ma nagu püüan nagu kuidas ma püüan nagu noorsootööd teha, ongi see, et olla ise eeskujuks noortele ja inspireerida neid siis ja julgustama siis neid katsetama. Ja ma arvan, et selles mõttes, et selline draamapedagoogika ja igasugused need rakendusteatri mängud, asjad on nagu ülihea nagu vahend selleks või tööriist selleks, et noortele andagi nii-öelda võib-olla see hääl
neid nagu nendesse süstida enesekindlust, et nad ei karda nagu oma arvamust välja öelda, sest mis ma olen nagu tajunud selles, et mis ma tajusin nii Häädemeestel, ma vahepeal töötasin ka Häädemeeste keskkoolis nii-öelda huvijuhina, onju, et siis, et noored nagu, nad ei tea, mis nad tahavad, see on nagu üliveider minu meelest, et ma ei tea, kas meie nagu omal ajal ka ilmselt ei teadnud, onju, aga isegi kui, aga meilt ei küsitud ka minu meelest, et see kedagi nagu väga ei huvitanud see, et sest et meie räägime siis, kui kana pissib, onju, või noh, lapsed räägivad siis, meie ajal oli see mentaliteet, õnneks see nüüd minu meelest hakkab muutuma, et see ei ole enam nii, et aga jah, noored nagu ei oska nagu öelda või nad ei oska nagu unistada ja tahta, aga see võib-olla see siuke rakendusteatri praktika, et need annavad nagu võimaluse neil avaldada oma arvamust või mõeldagi selle peale, et mis nad mingitest asjadest arvavad, et jaa, ma tahaksin küll, et ma tulevikus olen nii pädev ja suudan nagu väga hästi neid igasuguseid mänge nagu noorteni tuua, neid läbi viia ja sellega siis nii-öelda pannagi võib-olla neid rohkem mõtlema, unistama, soovima, suuremalt mõtlema, jah. No kui ma mõtlen nagu meie nooruse peale ja siis lihtsalt spekuleerin praeguste noorte üle, siis ma mõtlen, et äkki need unistused ja tahtmised on ikkagi olemas, lihtsalt ongi küsimus, et kuidas neid kommunikeerida ja kellele. Et just see eneseväljenduse osa. Just, jah, täpselt, et selles mõttes, et ongi, et eneseväljendust võib-olla peaks nagu rohkem nagu nad või noh, ühesõnaga suunama, kasutama, kuidas ma ütlen seda ühesõnaga, et see oleks nagu normaalne lause, et nad julgeksid seda rohkem teha. No see on kindlasti nagu tõsi, et praegu elatakse rohkem sissepoole, et ollakse vaiksemad ja rohkem omaette ja sellest. Ja samas tegelikult on nad üliägedad ka, ülilahedaid noori on ikka. Noh, ma arvan, et enamus või noh, kõik tegelikult ongi, onju. Et aga kuidas see avaldub, jah. Aga sa ise, milline noor sa olid? No ma olin eeskujulik. Väga eeskujulik, nii, aga mis huvid sul olid või mis sinu, noh, sa ütled, et sa ise ka ei teadnud, mis ambitsioonid sul minul ei olnud üldse nagu, ma ei käinudki eriti, ma tegin käsitööd, onju, ma käisin käsitööringis, see oli mu ainuke minu meelest huviring. Ma tahtsin minna ka, tegelikult mul on ikkagi meeldinud ka sporti teha. Ma olin ülihalba, olin kekas. Keka oli siuke nõrk 3-. Ja siis no aga ma arvan, et see tuli ka sellest, et ma olin siuke, võib-olla olengi natuke tundlikum, onju, ja meil oli väga range kehalise kasvatuse õpetaja. Ja siis ma ei julgenud võib-olla nagu, keka siis oli 3 ikkagi nagu kogu aeg, vaata, selle vene keele kõrval. Hakkab tulema nüüd. Sillutas teed vene keelele. Ühesõnaga ja aga ma tahtsin jah minna siis võrkpallitrenni, aga siis kui mind pandi üksinda kuskile seina äärte ja kõksimist harjutama, siis ma ei viitsinud seal väga kaua üksi olla, et siis ma kekkast tulin ära. Ma oleks väga kindlasti tahtnud minna muusikakooli, aga tol hetkel ei olnud võimalusi nii palju. Siis mul paraku nagu ei õnnestunud muusikakoolis käia. Aga jaa, see Häädemeestel tol ajal ei olnud nagu väga palju erinevaid nagu võimalusi huviringides käimiseks. Kuidas sina tundsid? Kõigepealt ma räägiksin sellest spordist ja minu meelest meil on juba isegi siin podcastis sellest natukene juttu olnud, et see suhtumine sporti või liikumisse tol ajal oli nagu, ma ütleks täitsa kriminaalne selles mõttes, et ikkagi platsile said need, kes siis kuidagi juba olidki julged, tugevad ja osavad ja need, kes olidki natukene nõrgemad või ei osanud või kartsid, et neid ka kuidagi ei toetatud, et nad saaksid kas või lihtsalt seda mängurõõmu, onju. Et ei peagi olema ju osav spordis. Sa pead lihtsalt liikuma ja nautima mingeid nagu pallimänge ja asju, et kui me ei
jooksevõidu just, on ju, et siis ei ole nagu väga oluline, kui hea keegi on, et kõigil peaks olema võimalus osaleda ühtemoodi. Muidugi see kõksimise oskus seal seina ääres, noh, see tuleb kõigepealt selles mõttes omandada, aga jah, ega see huvitav ju algul ei ole, aga näiteks Lauraga meil oligi just hiljuti juttu, et väga nagu peab selgitama, miks sa midagi teed, miks sa seal selle ühe tunni lihtsalt kõksid seal seina ääres, on ju, sa mõtled, et see on sinu jaoks karistus, ei ole, on ju, et tegelikult see annab sulle mingid baasoskused. Et jah, et ühesõnaga mina ka platsile ei pääse. Ja veel enam, on ju, et ma nagu, võib-olla ma oleks väga hästi hakkama saanud, aga ma nagu kartsin, mulle ei meeldinud haiget saada selle võrkpalliga. Ja pluss pandi ju suurte meestega kokku, on ju, noh, poistega, kellel olid väga tugevad servid ja löögid ja siis no hea, et seal käeluusid ei lennanud, kui olla nüüd super dramaatiline. Verd lendas ikka nagu. Verd lendas, on ju. Ja teiseks, et isegi kui ma mäletan sellist asja, et ma nagu võtsin mingi söödu väga hästi vastu ja siis sellest tehti nagu uus mingi spektaakl, nagu vaadake seda, nüüd see sai kätte, on ju, siis see ka ei tekita mingit head tunnet, on ju, et sa tahad tegelikult seal tiimis nagu midagi üldse teha. Ühesõnaga, nüüd lapsepõlvetraumad lahti siin arutatud. Aga huviringidest rääkides, no kui minu ellu tuli Karina Tallinnast, siis temal oli nagu täielik kultuurishokk siia tulla, et meie nagu selline huvitegevus toimub bussijaamas hängides. Et tema käis seal 8 ringis ja trennis nädalas, mis ka võib-olla ei ole nagu kõik see mõistlikum, aga tegelikult nagu meil oli igasuguseid võimalusi, meil olid erinevaid tantsuringe, meil olid need kunstiring, käsitööring tantsimas käisin ka. Ja mingid need võrkpallitrennid ja värgid, aga kuidagi nagu ei olnud sellist jätkusuutlikkust või stabiilsust või kuidagi, et ja äkki ei olnud ka nagu sellist ikkagi ka selliseid karismaatilisi eesvedajaid ka, on ju, et kes oleks võib-olla kaasanud ja ütelnud, et tule nüüd, et ma näen, et võib-olla sa nagu oled sellel, noh, et sa võiksid seda teha, et seda nagu ka ei olnud, aga või siis nagu jällegi ka teistes ringides või asjades, et sa pidid juba olema osav või nagu silma paistma sellel alal, et kunstiringis ju samamoodi võiksid käia lihtsalt seal soperdamas midagi. Kuigi, noh, ma ei heida midagi kunstiringile ette, et ma ei mäleta sellest suurt midagi. Mina sinna ei sattunud kunagi kahjuks. Ma vist ühe korra käisin. Mingi nagu fragment on. Aga nüüd mul tuli küll see üks jälle algklasside mälestus, aga see üks asi ka võib-olla, mis nagu spordi juurest eemale tõukas, oligi rahvastepall. Minu meelest see nagu mäng, mis tuleks ära keelata. Või siis nagu paremini läbi mõelda, et millise palli me anname nagu mängimiseks, on ju. Aga meil oli nagu väga kõva käega tüüp oli klassis, kes siis nagu tõesti nagu lammutas. Tervitame Gertit. Ja see oli nagu ja Tamme Raivo oli ka minu meelest üks, et ja ma mõtlengi, et anname jalgpalli, las nüpeldavad seal üksteist. Minu meelest olid nagu mingid korralik kõvad pallid olid selle asemel. Aga ma mõtlengi praegu, mõtle seda lugu, et sa ju tead, et neile tüdrukutele ei meeldi see mäng, et mida sa sealt õpid nagu, kui mida sa peaksid rahvastepallist õppima, ütle mulle ausalt. Ma ei kujuta ette seda, kuidas eest hüpata, okei, noh, mingit osavust, kiirust, nobevust või siis kuidas püüda, on ju, aga noh, see on ikkagi see, kui sa püüad, see eeldas seda, et sa saad haiget. Ja ma mäletan, et seal oligi niimoodi, et ühe korra ma jäin kuidagi, no olin väga hästi ja siis ära põiklen, sest püüda ma just ei suutnud, ei osanud, onju. Ja siis oligi, kas siis kapten oli Tamme Raivo ja siis teisel pool lammutas Egert enam-vähem, olid seal 2 tule vahel nagu väga crazy. Tervitame kalleid klassivendusi. Nii. Mattias Naanil oli hea nali selle kohta, et üks asi, mis koolist kaasa ei tulnud, on, et rahvastepall, et kas sul on kunagi peale kooli olnud, et kutid, tulge, lähme mängime rahvastepalli. Nii, oota, kui me paneme kirja aastavahetusel, siis teeme ühe turniiri kuskil. Jää peal veel. Kui huvitav see oleks tegelikult. Aga me saame palli valida, nii et me oleme selle võrra targemad. Jah, topispall. Hakkame topispalliga nüperdama. Nii, aga nii, hobisid ega ambitsioone sul noorel ei olnud.
ei olnud aga ometi tuli sinust nii tore inimene ja sa läksidki tegelikult ju käsitööd õppima, et kuidas see oli kohe siis peale keskkooli või? jah, kui mul nüüd ei õnnestunud minna sinna näitlejaks, siis Viljandisse, kuna mul lõhkes pime sool, samal ajal olid katsed ülinaljakas muidugi. siis jäi mul sinna minemata. aga ma läksin jah käsitöö ja kodunduse õpetajaks siis õppima Tallinna Ülikooli. seal oli siis selline õppekava tol hetkel. Käisin ära ilusti 3 aastat, tegin seal kõik, olin suht, jällegi hästi läks mul seal, mul ei olnud nagu pahasti, aga mul see lõputöö, noh, ma ei tea, noh, mul see kirjutamine üldse ei tule. Ei viitsi nagu tegeleda sellega eriti. Ja siis sinna ta jäi, siis ma juba hakkasin tööd tegema. Läksin kõigepealt Tallinna Kaubamajja, siis ma läksin laeva peale ja nii ta läks mul Lappesse. Oota, aga... ja siis ma valisin kõrvale eriala ka soome keele. ma kõigepealt tahtsin küsida, et miks selline eriala ehk siis käsitöö ja kodunduse õpetaja, aga kas soome keel? aga kas soome keel? ma ei tea, ma just mõtlen, minu puhul on nagu kuidagi keeltega, nagu ma olen nagu täiesti, ma oskan nagu ikka inglise keeles, ma saan aru, ma saan suheldud ja ma nagu nüüd tänasel päeval ma nagu täitsa kohe teadlikult olen tänulik, kui minule satub keegi, kellega ma saan nii-öelda harjutada siis inglise keelt, et kui meil näiteks just oli vabatahtlik, oli Tõrva noortekas, siis ma kohe teadlikult, jess, nüüd hakkame jutustama hästi palju. Ja siis me tegime taga seal erinevaid asju ja siis sain jälle harjutada inglise keelt, aga mul tuleb ta nagu raskelt, et mul nagu hane selga vesi, et nagu ei jää nagu kuidagi niimoodi külge. Aga noh, see on ka ilmselt sellest, et me siin ei saanud ju praktiseerida seda, onju. Häädemeestel polnud kellegiga nagu lobiseda väga inglise keeles ja ma ei olnud siuke suur filmivaataja ka. Aga käsitöö nagu, ma arvan, et see tuli ikkagi sellest, et Tootsi vanaema siis andis meile hästi palju juba maast madalast. Ma oskasin kududa, ma oskasin eegeldada, meil oli seal vana Singeri masin, me olime Egega tegime siis neid igasuguseid riidedisaine seal, õmblesime taga ja siis mina olin nagu alati olin modell, siis me näitasime, iga õhtu oli vanaemal moeetendus nägi kõik meie kollektsioonid ära. Et ma arvan, et see pisik nagu tuli ikkagi sealt ja mu ema on ka nagu üli andekas selles mõttes käsitööline, et ta teeb väga ilusaid asju, et midagi vist on isegi Häädemeeste käsitööpoes praegu müügil. Et selles mõttes ma arvan, et see tuli ikkagi nagu läbi siis ema ja vanaema. Et see otsus. Jah. Aga see Tallinna elu, kuidas see sulle mekkis? Üldse ei meeldinud nagu selles mõttes, et mul oli hästi tore peigmees oli tol hetkel, kellega me koos nagu Tallinnas elasime ja siis aga temaga nagu, tema ei olnud ka nagu väga minu meelest nagu siuke Tallinna inimene ja siis me kunagi väljas ei käinud, ma ise ka ei julgenud nagu väljas käia väga ja siis midagi me seal nagu suurt ei teinud ja siis me üldse ei suutnud nagu nautida, me elasime Lasnamäel ka muidugi. No, see selgitab seda julgemise osa. jah, et ei olnud nagu, ei tundnud turvaliselt, aga ja ma arvan, et see oli ka sellest, et meil ei olnud seal nagu mingit sellist suurt sõprusringkonda, kellega nagu siis koos hängida, onju. Et ma ülemäära palju nagu ei nautinud seda Tallinna perioodi. Jah, et sealt ei ole nagu mingid siukseid vingeid mälestusi. Aga nüüd, kui sa ütlesid, et sa oled inimeste inimene, sa tahad kogu aeg olla ümbritsetud inimestest ja siis sul ei ole olnud kordagi seda mõtet, äkki Tallinn, et seal nagu kõik toimub niikuinii, et kogu see kultuurimöll ja on ikka, selles mõttes olen nagu mõelnud küll, et tahaks Tallinnas mõnes mõttes elada, aga mitte jah, sellepärast, et seal nagu elada elamise pärast ja karjääri pärast võib-olla, vaid pigem sellepärast, et seal on päris palju lahedaid kontserte ja etendusi, kuhu siis jõuaks nagu kiiremini. Et täna, kui ma Tõrvas elan, siis
käisimegi sõbrannaga septembris käisime Draamateatris vaatamas etendust Eneseabi õpik, ülihea, soovitan kõigile, kes vähegi saavad neid pileteid sinna. Aga see sõit oli ka sinna, me läksime siis 2,5 tundi, sõitsime sinna, siis vaatasime etenduse ära, sõitsime 2,5 tundi tagasi, siis mingi see aasta oli mingi hullult palju oli neid imelikke, ma ei tea, hästi lühikese sabaga mingit veidra kujuga loomi tee peal. Siis manööverdas seal nagu mingit oota korraks pimedas tagasi nagu koju, nii. Kas see loom on nii suur või see saba või? Saba on nii suur ja loom on ise siuke, ma ei tea, mis loomad, need on väga veidrad siuksed, ma ei tea, jah. Nad ei ole nagu mägrad, nad ei ole ka võib-olla kährikud, siis kas neil on niisugused sabad või? Jaa. Väga veidrad igal. Pontsakad sabad võivad olla, kui. Ma mäletan, üks oli seal keset teed just alla jäänud. Sõbrants lihtsalt, no ta tuli nii ootamatult, sõitsime ise ka ennast korra veel üle. Et olla kindel. Teeme siit kõigepealt ka kuulajamängu, et mis looma Aigi silmas peab. Jah, saatke pilte, pange alla kommentaariks. Kommentaari. Jah. Jah, ühesõnaga, aga ma nagu ei igatse seda kiirust. Ma olen sellest ka aru saanud, et ma olen natuke nagu aeglane. Ma nagu kuidagi minuni nagu jõuavad asjad nagu mingi viivitusega, ma ei tea, ühesõnaga, ja siis Tallinn, ma arvan, et ta nagu jääb liiga kiireks minu jaoks millegipärast. Aga no ma ei tea ka. Võib-olla ei jää. Aga ma ei igatse seda, pigem ma tunnen ma nagu tugevamat sidet nagu kui kuskile nagu suuremasse linna minna, siis pigem Tartusse, sest et see tundub natuke rohkem nagu isugi minu vaibiga. Ja noh, minu lemmiklinn üldse vist Eestis on Viljandi. Et see on selline koht ja siis need on ju Tartu ja Viljandi on ju Tõrvale ikkagi väga ligidal, et jah, Tallinnasse ei kipu pigem. Aga laevaelu siis võis olla selline suur pöördepunkt sinu jaoks või? Jaa, ma arvan küll, et see oli nagu see, et kus ma siis võib-olla hakkasin natukene rohkem avanema, et sain enda soome keelt seal praktiseerima hakata. Sai ju 3 aastat seda ometi õpitud. Ma vist hakkasin 2. aastal tuli see mingi kõrvaleriala valik, et 2 aastat siis õppisin seda soome keelt, aga noh, see selleks. Ja sealt nagu selles mõttes tulid siis, hakkas nagu tekkima rohkem sõpru, et need sõprussidemed, mis ma siis laeva peal nagu tekkisid, on ikkagi säilinud tänase päevani väga tugevad. Et sealt ju ma kohtasin ka Tambeti isaga, et väga selline pöördeline aeg oli see laevatöö ka, kuigi seal ma väga kaua ei pidanud vastu, ma olin mingi 1,5 aastat äkki. No see on ikka päris pikka aeg noore minu elus. puhul ka päris pikka aeg. Arvestades praegust olukorda. Viimane aasta on väga põnev olnud, me jõuame varsti sinna. Olgu, no jah, et kohtasid Tambeti isaga ja tegelikult tema su sinna Helme vedas, on ju? Ja aga selle Helmega tegelikult selles mõttes, et mina olen see, kes usub sellesse manifesteerimise värki ka, on ju. Ja Helmesse ma ikkagi manifesteerisin ennast nagu 2. klassis vist äkki. Ma mäletan, et me käisime ekskursioonil, Lõuna-Eesti ekskursioonil, ma ei tea, mis pidi, me läksime kuskilt Vändra kaudu, me käisime Karl Robert Jakobsoni muuseumis ja siis ühesõnaga kuidagi sealt me läksime ja siis mäletan, me käisime seal Barclay de Tolli seda sarkofaagi vaatamas või kuidas seda nimetatakse. Mausoleumis käisime, on ju. Ja siis lõpuks jõudsime otsapidi siis Helme lossini ja siis ma olin nagu nii lummatud sellest keskkonnast seal ja siis ma mõtlesin, issand, kui ilus siin on, ma tahaksin kunagi elada, ma hakkaksin iga päev siin käima ja siis läks mööda kõigest 20 aastat, kuni ma siis kolisin põhimõtteliselt sinna Helmesse, siis sinna lossi kõrvale, mul oli sealt võib-olla mingisugune maks 500 meetrit siis sinna lossini, aga ma ei käinud iga päev seal. Väga tihti ikkagi. Ja ei no aga samas aga see on ikkagi nagu praegu ma nagu isegi näen, et kuidas mingid väiksed asjad. Ema on mind õpetanud, et universum ei tunne sõna ei, et kui sa midagi ütled, ma ei taha, siis universum ei
kuula seda ei-d seal, vaid siis ta nagu võtab selles, et sa tahad siis onju, siis sa saad selle kohe ja siis nüüd viimasel ajal ma panen nagu igasuguseid väikseid asju tähele nagu, et okei, noh, selge, ise tellisin muidugi. Et ja siis ma püüangi olla nagu hästi ettevaatlik sellega nii-öelda, kuidas ma midagi siis ütlen või midagi soovin või midagi väljendan, onju. Et siin on jah, mingisugused asjad nagu nüüd jõudnud kätte, mida ma olen ikkagi väga soovinud ja siis nüüd nad hakkavad siis realiseeruma. Selline pikaajaline plaan. Ma muidugi mõtlen alati, et kes neid reegleid nagu, kust nad teavad? Kuigi nagu psühholoogias need jah-sõnumid on nagu eneseusule tugevamad, et jah, aga see ongi ju see sisestamine, et see positiivne vaata vibe ja see on nagu täiesti nagu mida positiivsemalt sa mõtled, seda kergem on vist, kuidagi nagu lõbusamalt läheb. Enda vastu tuleb alati hea olla. Just. Aga mis möll seal Helmes siis oli? Mis tegite? Helmes me võtsime kassi, Lembitu, kes siis lihtsalt otsustas, et tema kolib Häädemeestele ümber. Me käisime Otepääl tööl sel hetkel ja siis vahepeal siis me olime hästi pikalt kuidagi või meil olid nagu vahetused hästi pikad ja siis me vahepeal tõime teda Häädemeestele siis emale hoida ja siis ta siin kuidagi sättis oma elu meie Lembitu niimoodi, et ta lõpuks kolis siis otsapidi Ege juurde. Ja nüüd ta elab oma parimat elu seal. Aga me saame siiamaani väga hästi läbi. Ja ega me seal nagu väga palju suurt muud ei teinudki, et me käisime tööl ja siis ühel hetkel me otsustasime siis Erkoga, et me tuleme mõlemad töölt ära. Kuna me olime nagu hästi töökad ja mina nagu tol hetkel siis vist tegin väikse läbipõlemise nagu läbi, aga siis oli ka selline mässumeelne periood ka, et miks peab tööl käima üldse ja hipi vibes tuli täiega peale. Ja siis me tulime töölt ära, aga ma taipasin nagu, või noh, see taipamine tuli hiljem, et mina ei ole see inimene, kellele sobib nagu lihtsalt kodus istumine või et ühesõnaga ma ei tee midagi, sest et mul on vaja midagi teha ja siis ma muutusin hästi rahutuks ja siis ma ei saanud aru, mis mul viga on ja siis ma ühel hetkel otsustasin, et davai, mul aitab, ma ikkagi kolin Häädemeestele tagasi ja siis tulin siia tagasi, Erko otsustas, et tema siis tuleb ka minuga siia ja siis nii me siia Häädemeestele tagasi sattusime, sest tol hetkel siis ma nagu kuidagi nagu üldse ei haakunud selle Tõrva kogukonnaga, et ma nagu ei leidnud seda enda kohta, mul vist ei olnud seal nagu siukest sõpruskonda ei tekkinud nagu, et see üks sõbranna, kes mul siis tekkis, tema elas ka siis tol hetkel Otepääl, kuigi ta oli tõrvakad, olid nad mõlemad oma mehega siis. Ja siis aga nad elasid Otepääl ja siis kuidagi ei olnud seda nagu võib-olla tugevat sõpruskonda, et ma seal oleks nagu hästi tundnud ennast ja siis ma tulin siia Häädemeestele tagasi. Aga kui sa Häädemeestele tulid, kas sa tulidki siis suhteliselt kohe? Ei, sa ju said vahepeal lapse. Jaa, ma läksin kooli siis ju. Yeah. Siis oli mul, ma läksin ikkagi Pärnu Kutsehariduskeskusesse, ma läksin rätsepaks õppima. Ikka see käsitöö teema mulle läheb hullult peale, onju. Ja siis hakkas ka Tambet tulema. Siis ma sain Tambeti. Ja siis ma olin Tambetiga kodune. Ikkagi natuke peale aastaga. Siis ma ka tundsin, et appi! Mul ei sobi see värk, et ma tahan midagi teha. Ja siis hakkas Annelil tulema Paula, onju, ja siis nad otsisid siia seltsimajja inimest, kes siis nii-öelda hakkaks seda asja siin vedama. Kutsusid, kõigepealt oli vist Egele pakuti seda, et Ege tuleks, onju, aga Ege vist ei tahtnud seda, siis ütles, et aga mine, et Aigi, mine. Ei, mina ka ei, mis asja, ma ei oska ju mitte midagi. Ja siis ikkagi Anneli helistas mulle, et kuule, saada ikka CV ära ja tule ikka ja siis ma siis saatsin, mõtlesin, okei, ma siis saadan. Kusjuures ma mäletan seda hetke, et me kuidagi Anneliga poes kohtusime ja siis tuli jutuks see, et noh, et keegi uus tuleb ja siis ta ütles, et
you . et sa ei olnud ise midagi sellest rääkinud . ja siis ma ka mõtlesin , haigi . et täpselt nagu sa ise ütledki , et sa ei paistnud mingite hobide või asjadega silma , et see natukene nagu tuli välk selgest taevast , onju . aga samas noh , sa terve elu oledki hästi suure sellise töökusega minu meelest silma paistnud , et mis iganes sulle kätte antakse , sa teed selle nagu hambad ristis ja lõpuni ja korralikult . jah , selles mõttes küll , et vahepeal ma ütlen ka ise ka , et issand jumal , milline töövõime võib ühel inimesel olla . miks peab nii palju rassima üldse , vaata . et nüüd ma õnneks oskan nagu ka natuke rahulikumalt võtta . aga jah , vahepeal oli küll nagu läks veits hulluks , et ma ei soovita mitte kellelgi nagu nii palju tööd teha , kui mina vahepeal tegin , sest et nagu see lõppes ikkagi läbipõlemisega . kuigi seda ma usun ka , et võib-olla tuleb ikkagi need mingisugused rasked hetked nagu ka läbi teha , et osata siis võib-olla nagu paremini mingeid asju nagu juhtida , korraldada , et see , kuidas ma alustasin seda asja , et nagu kui ma praegu nagu vaataks ennast siis kõrvalt , onju , siis ma mõtlen ka , et issand , kuidas sa teed neid asju , kuule , anna kannatust , onju . aga jah , kui ei ole kunagi varem midagi siukest teinud , siis võib-olla on see täiesti mõistetav ju . oota , aga me tegime ju vahepeal ju selle seriaali ka ju . meil oli tõsielu seriaal ju . ja meil on ikka ka sinuga ikka mega lahedaid seiklusi . mõtle , kui tore oleks , kui jätaks selle siia lihtsalt õhku rippuma , et nendele , kes ei tea , ei saagi teada . jah , et see need seriaali ajad , mis meil seriaali tee . seriaali tee , jaa . me oleme 2 seriaalis vähemalt olnud . jaa . sina seal ei olnud veel , onju , kosmonautikas , selles seriaalis ei olnud . sina olid juba kogenud seriaali näitleja selleks ajaks , kui meie saladustesse läksime . mul on jah neid seriaale ja tõsielu realiteid on selja taga mitmeid . meie oma küla Kardashian . jah . aga jaa . selle seriaal , number 1 , seda seriaali võiks kunagi koos jälle vaadata , kuigi noh , ma ei tea , aga veel enam ma tahaks tegelikult teha selle 10 years later ehk et nüüd , kui me läheme seal täiskasvanud inimestena sedasama asja tegema . jah , et see oleks nii põlv minu meelest . see oleks Kohutav. tõesti . aga kui palju rohkem võib-olla mingis nendel päevadel ka ikkagi meil oli ju nii palju erinevaid selliseid asju , millest me ei julgenud nagu kinni haarata , aga millest me oleks võinud , sest et praegu ma mõtlen ka , et vau , et miks me näiteks sellel hetkel ei võtnud seda otsust vastu ja nii edasi või miks me siis nii vara üldsegi koju tulime , onju . et ühesõnaga ma arvan , et sellest võiks tulla next level mingisugune asi , aga võib-olla ka tuleks ta nagu ma ei tea , lähme vaatame , teeme ära . millal me selle suve vabaks võtame siis ? no minul tuleb vaba suvi , sul tuleb vaba suvi . mul tuleb ka vist jah suhteliselt vaba suvi , jee . ja Kegel tuleb vaba suvi . no ütleme hästi ruttu ära , mis see point oli see , et me läksime siis 3 ilma telefoni , raha ja asjadeta Lõuna-Eestisse rändama . olimegi sellised nagu nipernaadid , käisime ukselt uksele , küsisime tööd , et saada süüa . aga noh , mis siis see jube lahe oli tegelikult . Väga ja lahe oli. nagu jah , ma nagu enda puhul kahetsen seal mingeid asju , et no mina olin see täielik allaandja . ei tea . et ma ise mõtlesin , et jõhker Robinson , aga nad tegelikult , kui kohe ei saanud , siis ongi nagu see nagu sina seal võrkpalli seina ääres kõksides , et igav on , ei taha . jah . selles , ei , Aga see ma ei oli nii ütleks , lahe et see oleks tulemus. alla andnud . ma arvan , meil oli kõigil seal mingisuguseid hetki , et kus me ei viitsinud enam neid asjad . no mul oli muidugi hästi raske see , et süüa ei saanud ja tegelikult ma olen nüüd mõelnud selle viimase 10 aasta jooksul , nagu ma ei kujutaks ette , et ma veedan päeva niimoodi , et ma ei saa hommikust süüa , siis on nagu kõigil halvasti . mul on ka nüüd tekkinud see , et tuju läheb pahaks , kui süüa ei saa . kuule , aga jõuame nüüd meie majja No, . sinust sai siis seltsimaja perenaine ja ütleme nii , et sinust sai ikkagi kogukonna hing . et väga palju asju
keerleski ümber sinu. Ja seltsimaja sai hästi selliseks avatud kohaks kõigil, on ju. Ma ei mäleta, et ma oleks väga siia enne sattunud. Et tule korra tagasi sellesse kogemusse, et räägin korra sellest manifesteerimisest veel. Kuidas see juhtus siis võib-olla, miks? Ma mäletan, et Tegega jalutasime, Tambet oli siis Titt veel seal vankris on ja jalutasime temaga siin Suurkülas ja siis jalutasime mööda seda või noh, sellest hakkasime seltsimast mööduma ja siis oi, et tahaks ka kunagi siin midagi teha ja et saaks kuidagi siia jalaukse vahele ja oi, kui lahe siis oleks on ja noh, siis tuli see päev ja siis mul oli mis asja ei vaja on ja no see oli see hirm, mis minust tol hetkel rääkis. Aga jaa, ja siis kui sai siis siin toimetama hakatud, siis kuidagi hakkasid need asjad nagu maru ägedalt jooksma. Aga ma arvan, et see hakkas nagu sellepärast nagu jooksma, et ma nagu tegin nagu neid asju, mis ma ise tahtsin, et või mis mind nagu ennast kõnetasid ja siis ma sain nagu neid tehagi selle nii-öelda selle sisemise põlemise pealt ja selle enda nagu silmade säramise ja siukse hea positiivse mineku pealt on ju, et kui ma oleksin pidanud tegema mingeid siukseid asju, kui keegi oleks mulle ette kirjutanud, et oi, et sa pead tegema, ma ei tea, 4 mingit, ma ei tea, tantsuõhtut aastas, mis mind ennast üldse ei kõneta või mingit, ma ei tea, mis veel võiks olla siuke, mis mind, ma ei teagi. Ühesõnaga, võib-olla ma siis oleks kuidagi nagu enda võtmes nagu pööranud võib-olla, on ju. Aga ma, jah, ja siis ma kuidagi ka hakkasin nagu, olin hästi tüütu ka. Ma hakkasin nagu inimesi nagu ise nagu kutsuma, et ai, tule teeme, on ju. Et sa oled päris lahe see on ju, et praegu ei suuda lihtsalt kohe võtta, et mis asi nagu, et no mingi õmblusring nagu on ja mul oli endal siis see mingisugune rätsepa periood on ja siis tegin siia, tellisin igasuguseid mingid asjad on ja siis kuidagi Katrini vist kuidagi saime nööbist kinni, et tule ja hakkame seda õmblusringi tegema, siiamaani on ja käib vist Ma siin ütlengi ära, et kui meil käis Aire Kallas Madisson külas ja rääkisime huviringidest, siis meil ununes rääkimata õmblusring, mis on siin samas ukse taga ja täna sa peaksid minema vaatama seda maja, tuba seal, see on nii lahedaks tehtud, seal on kõik nagu olemas, mida üldse vaja on. Ma kujutan ette välja arvatud õmblusnõelad, mida ma just paar päeva tagasi otsisin. Aga neidki sai nüüd toodud. Kunagi varusin neid hästi palju siia, neid peaks olema tegelikult. Aga igal juhul jaa, see on nagu tippklass asi seal, ma ütleks, nagu sellisele kogukonna teemale. Jah, aga siis mis oli mu kõige lemmikum asi ja siiamaani tegelikult on mu kõige lemmikum asi on ikkagi Meeletu Rokk, on ju. Et mis siis sai ka nagu võib-olla nagu taas siis ellu äratatud tol ajal siis perioodil. Et ja see, kuidas sinna siis hakkas nii-öelda see nii-öelda kogukond jälle ümber tulema ja kuidas järjest rohkem inimesi siis inspireerus sellest, et mina ikkagi praegu nagu võtan küll nagu selle natukene seda au endale, et Skratten jälle kokku tuli ja et nad või noh, mitte iseendale, vaid tänu sellele Meeletule Rockile. Tänu minule siin kõik ongi. Aga just see sama, et me nagu ühesõnaga siis kuidagi sai kokku kutsutud inimesed siis mingid asju tegema, mis siis said nagu nii suure nagu hoo ülesse, mingid traditsioonid, et siis selle perioodil sai loodud ka ju see Häädemeeste hää nii-öelda see kogukonna kaubamärk on ju ja et see ei olnud küll minu algatus, aga ikkagi nagu selles mõttes, et ma olin seal ikkagi selle sünni juures ja mingil hetkel nagu olin nii-öelda see üks eestvedaja seal on ju, et päris suur töö jah sai sellega ära tehtud, et just see kogukond nagu võib-olla kokku tuua ja anda nagu sisendit, et kuulge, teeme mingite ideedega nagu, et jah. Aga kui nüüd välja jätta see Meeletu Rokk, et millised su enda sellised lemmikud sündmused olid, mis sa siin korraldasid või algatused, tegevused?
Mulle meeldisid vist need jõuluturud olid, esimene aasta oligi vist minu meelest see ma tulin oktoobris või? Ja siis see esimene, siis me kuidagi oli see noortetoaga ja siis see, siis sisseelamisaeg on ju, aga siis aasta lõpus me tegime selle jõuluturu, mis on nüüd siis ka kuidagi vist ikkagi jätkunud on see traditsioon. Või ma ei tea ka, tegelikult vist ei ole. Sel aastal oli jõulutuur siis. Ja isegi ja jõulutuur on ju. Et need asjad, mis mul veel? No kindlasti üks selline suur sündmus oli Jüriö jooks pluss puuluup. Selline huvitav kombo kokku. See oli lahe, jaa. Et igasuguseid asju. Siis mulle väga meeldis see orienteerumine siis on ja, mis on ka praegu ikkagi hästi ägedalt ikkagi käib on ju, et järjest iga aasta järjest suuremalt ja suuremalt on ju. 30. aprill aastal 2026 pange kirja. Tulge, see on ülilahe asi. Siis mis mulle oli üks asi, mis mulle ei meeldinud ka ja mis võib-olla minu selles mõttes kuidagi minu tõttu nagu võib-olla ka ära vajus oli see Põhja-Liivimaa festival. Ai, onju, et kuna ma tõesti nagu mulle ei meeldi üldse laatasi korraldada. Minu jaoks on nagu laadakorraldus, nagu see laadakorraldaja minust nagu ei ole nagu sündinud laadakorraldaja, sest et see on selline kemplemine kõigiga ja siis ma tunnen, et ma ei tule nende emotsioonidega toime või et ma ei suuda neid kuidagi nagu minna lasta või kuidagi ja siis ma nagu lähen selle mingite negatiivsete emotsioonidega ka, sest et alati mingil müüjal on pahasti kõige halvem ja kohe saab ta endale kõige, ma ei tea, kõige kallim laadamaks või mis iganes. Muidugi see ka oli. See oli ja üks aasta meil läks täitsa pahasti sellega. Aga jah, võib-olla ma arvan, et see võis ka sellest olla, et see on ikkagi teadus minu meelest, laada korraldamine on ka siuke teadus ja ma ei ole nagu seda kunagi õppinud või tahtnud nagu õppida või ühesõnaga, et see oli võib-olla selle, miks nagu Põhja-Liivimaa festival ära vajus, oligi see, et nagu mina tunnen, et festival on ikkagi nagu märksa nagu suurem asi, kui see Põhja-Liivimaa festival siis oli või kui suure asja meie siis suutsime korraldada, et minu meelest ei andnud see festivali mõõtu välja ja seetõttu siis me ühel hetkel otsustasime, et me ei tee seda enam, sest et see ei kõnetanud ka kellegi enam see kontseptsioon ja keegi ei tahtnud seda enam ka üle võtta minu meelest ja siis jah, ei leidnud seda punti, kes teeks seda sära silmades. Ma nõustun ka, et see idee nagu jäi niivõrd juba ajale ja jalgu selles mõttes, et taheti hirmsasti seda laata, aga siis jälle, et ei ole midagi osta, ei ole midagi müüa, mingi nõmedad esinejad, blablabla, et kogu aeg oli mingi vigin. Ja tegelikult see laada kontseptsioon üleüldse, et ongi ju, sa ei vaja laata selleks, et midagi osta, et sa tahadki lihtsalt selle vanast heast harjumusest läbi käia ja siis tõdeda, et oi, pole midagi osta. Ja kõik on kallis. Et jah, see vajab nagu mingit sellist kihvtimat uut hingamist ja siis samas nagu, kui mõelda sellele esimesele Põhja-Liivimaa festivalile, et paremat sellest pole jah, ma arvan, et see pani ka nagu selle nagu ette, et tahaks ju sarnast, aga kus me selle raha saame ja et me ei suutnud kunagi nagu siukest nii vinget asja korraldada, nagu oli see esimene. Ja, aga mis mul veel meeldis, olid need, mis me Erkoga korraldasime siin, need maandused, et need olid hästi ägedad sündmused ja need me suutsime ka alati nagu nii ägedalt nagu korraldada, et alati oli mingi lahe esineja, oli hästi visuaal oli siin lahe, on ju, et meil tuli ju, iga kord oli kambas ka sama see kaameramees, kellega me tegime selle seriaali, on ju, Rain ja siis ühesõnaga oligi see maanduse punt ja siis need olid võib-olla ka siuksed väga ägedad happeningid, mis me siin korraldasime. Praegu jäi kõlama see, et meie seriaali nimi oli Rain. Jaa,
aga las ta jääb niimoodi. Teie üritused olid tõesti hästi ägedad ja isegi kui ma olen vaadanud nagu, mis te seal Tõrvas edasi olete teinud või noh, siis Erko pigem on ju, et need on sellised väikesed sündmused, aga sinna on antud nagu kõik. Et sinna on nii palju panustatud, aga kui ma nüüd ausalt räägin sinuga täna esimest korda, tead, mingi selline nali on, et kuidas nagu mehed panna südamesse rääkima, on see, et paned laua ja mikrofonid keskele ja siis podcast'i salvestab. Aga meie siis tegelikult lihtsalt pole see jutuks tulnud, et mulle nagu sageli tundus, et te kartsite, et äkki tulebki rahvas kokku. Et kui mingi kord või noh, oli juttu nagu sellest, et suuremat reklaami teha või kuidagi nii, siis te olite ka, äkki me ei handle'i nagu ära, et äkki me ei suuda ära teenindada. Mingid selliseid hetki oli seal päris mitu minu meelest. Ja, ilmselt olekski olnud, et kui siia oleks kokku vajunud mingisugune 500 inimest, siis olekski asi lappesse läinud. Sest et me tegime alati väga piiratud eelarvega neid asju ja ei olnud mingit turvameeskonda. Ühesõnaga, ma arvan, et see olekski võinud lappesse minna, aga jah, et siis olekski nagu võib-olla suuremalt pidanud mõtlema, aga tänasel päeval ju ongi Rainil on raketibaas, seal on nagu metsikud reivid nagu selles mõttes, Erkol on kultuuriujula, seal on ka nagu üle mõistuse nagu järjest suuremaks see asi nagu kasvab, nad teevad neid mulgireive on ju, et jah, et see oli võib-olla selline nagu siuke väike stardipauk on ja siuke harjutamisasi siin on, et ma arvan jah, et eks ta tol hetkel pidigi niimoodi olema ja ma arvan, et Häädemeester ei olnudki nagu selleks võib-olla valmis, sest et Häädemeester ei ole seda publikut ka paraku või ühesõnaga. Jaa, ma nõustun, et ei ole, aga samas need olidki nagu niivõrd omanäolised üritused, et need oleksid võinud olla sellised head visiitkaardid tegelikult, mis toovadki üle Eesti rahvast kokku. Jah, seda küll. Festivaliks võiks kujundada küll. Jah, Eveliga meil oli juttu sellest, et kuidas see Häädemeeste hää kontseptsioon muutus sellest, et või seda päikeseloojangu festivali tehti pigem nagu külalisele ja siis Häädemeeste hääd nagu oma rahvale. Jah, seda küll. Et nii ta on. Aga sa oled nüüd öelnud ka mitu korda, et ei julgenud sa seda teha, ei julgenud toda teha, et väga ei julgenud ka millegagi silma paista siin nooremana. Aga järsku nagu toimus ikkagi mingi selline plahvatus on ju, et läksid ja võtsid igal ühel nööbist kinni, kuule, lähme teeme, oleme on ju, et kust siis enesekindlus või julgus, selline säde tuli? Ma ei tea, vist tuligi sellest, et ma arvan, et seesama nagu sa ütlesid, et see töö, et ma olen nagu ülitöökas, et ja siis ma teadsin, et nagu, et ma ei saa seda tööd teha, kui ma ei ole julge, et siis ma lihtsalt istun siin ja olen on ja et siis ma teadsin, et nüüd ma pean lihtsalt tegema seda, et see ongi nagu kultuuri korraldamine ja kogukonna nii-öelda siis töö on ju, kus tuleb suhelda nende inimestega, aga ma mäletan ka algul nagu, et kuidas ma siis, kui raske see oli minu jaoks ikkagi, ma ei teagi, rääkidagi vallamajas mingite tähtsate inimestega, et ma olin alati see, et issand, seal on mingid, ongi ülitähtsad inimesed on ja et ajavad seal mingeid tähtsaid asju on ja et siis et täna ma õnneks ikkagi tean, et tegelikult me teeme kõik omavahel koostööd või et see peaks niimoodi olema on ju, et vallavalitsus on ikkagi jah selleks, et kohalikul tasandil oleks inimestel hea elada on ju, et see peaks niimoodi olema, vähemalt ma loodan, et see on ka nii. Aga ma küsingi sinult seda, et sina siis, kui tegelikult põline Häädemeestel on ju, kultuuriinimene, et milline sinu jaoks see ideaalne Häädemeeste oleks? Kui piiranguid pole. Milline ta võiks olla? Või tegelikult ütleme nagu reaalselt ikkagi, sest me teame, et alati on võimalusi rohkem. Jah, reaalselt ikkagi ta võikski olla selline, et inimestel on nagu võimalus katsetada, et ollagi nagu selles mõttes, et kuidagi nagu ennast teostada, et olekski
ma ei saa öelda, et noh, et igaühel päriselt, sest et nagu me ei tea ju, mida keegi tahab, on ju, nagu igaüks meist tahab, on ju. Et aga et kõigil oleks nagu mingisugune selline võib-olla mingi punt inimesi ümber, kellega tal on hea olla, et oleks nagu võimalus, ma ei teagi, nii eneseteostuseks, kvaliteetse vaba aja veetmiseks, on ju, et ta ideed oleks ka nii-öelda toetatud ja et noortel oleks valikuvõimalusi ikkagi rohkem. Ma ei tea, noh, praegu järjest vist läheb paremaks, on ju. Teie teate, see oleks päris kohutav, kui läheks halvemaks. et ma nägin, et mingi staadion varsti läheb ikkagi tuleb meile staadion siia, et ei pea kuumastiku peal nagu sporti tegema, on ju, ja no ühesõnaga, et ma arvan, et ideaalne häädemest on see, et kes on arengule avatud. Et ei ole seda, et seda hirmu, et issand, et kui me nüüd midagi ette võtame, siis on niimoodi, siis meil saab raha otsa ja siis me enam kunagi midagi ei saa. Vaid pigem ongi, vahepeal tulebki astuda julgeid samme selleks, et see keskkond nagu muutuks atraktiivseks ka inimestele, on ju, et kes võib-olla tulevad väljastpoolt või kes nagu otsivadki, et kus on enda nagu, ma ei tea, elu üles hakata ehitama, on ju, et noored teeksid nagu valiku, et jääda siia näiteks, on ju, ja pühendadagi sellele, et arendada oma, või noh, et arendada siis kogukonna mingit täiesti lappe läheb see lause kuidagi. Väga selline ilus poliitiliselt korrektne vastus oli see täpselt see, mis ma olen kõikidelt külalistelt saanud. Ja, aga jah, tehtagu. Ei, mitte mina olen alati valmis teeme, vaata, on ju, et ja ma tahakski seda, et nagu, et nii, ma ei tea, vallavalitsejad kui ka, ma ei tea, kultuuritöötajad, koolijuhid, et kõik nagu oleksid avatud ja valmis koostööks, et minu meelest see koostöö on ikkagi see, millest see nagu edu võti seisneb, et me teeme nagu see koos asju ja ühise hea ülla eesmärgi nimel, on ju, mitte see, et hästi lihtne on ju öelda, et issand jumal, et vaata, kuidas nad nüüd seda asja tegid või vaadake, kuidas nad seda asja nagu kulutasid see mingi mõttetult mingi asja peale raha, aga tule tee see ettepanek, et kuidas oleks see parem, on ju, et alati ju me tahame saada nagu seda parimat lahendust, on ju. Et pigem on jah see, et inimesed julgeksid öelda siis, mis nad päriselt tahavad. Mitte et see, et nagu ütle mulle hea mõte ja siis ma ütlen, kas see on hea ja siis ma ütlen, kas sa oled hea inimene. või no, ühesõnaga. Ma arvan jah, et see koostöö ja avatus. Ja. Noorte kohta ma ütlen lihtsalt vahele seda, et minu meelest on hästi oluline, et nad ikkagi käiksid ka ära. Ja siis tuleks tagasi. Ja muidugi. Ja see on minu meelest ka ülioluline, et nad näeksid, mis mujal pakkuda on ja kuidas mujal midagi tehakse ja saada neid kogemusi, ideid ja võib-olla ka seda nii-öelda seda natuke rahu, on ju, sest et ikka meil on kõigil on mingi rahutus hinges ja me tahame nagu kogeda midagi uut ja suurt ja põnevat, on ju. Et jah. Aga Anneli tuli peale Annikese hoidmist tagasi tööle, et selleks ajaks ma tean, et sul oli ka juba selline täielik valmisolek naaksu lasta. Ma põlesin läbi, et oligi nagu see tubli tüdruku sündroom, nagu mul on. Tahtsin ka ikka jälle olla kõik, et kõik oleks hästi ja tublisti ja viimase peal on ja siis see lõpuks päädis sellega, et ma ise olin nagu sisemiselt hästi tühi, õnnetu ja ma ei jaksanud lihtsalt enam. Ma mäletan seda aega, kui ma lihtsalt vaatasin seda arvutit, istusin siin samas kõrval oli minu see kabinet, on ja istusin seal ja põhimõtteliselt terve päeva. Ma ei suutnud mitte midagi teha, sest et ma olin nii läbi omadega, ma ei saanud aru, mis mul viga on. Ja siis, aga jah, hiljem siis sain aru, et ikkagi ma hävitasin ennast sellega, et ma siin hullult andsin kõigile endast kasutada nii-öelda.
ühesõnaga ja teeme. jah. aga läheme nüüd siis selle kuulaja küsimuse juurde. Meil on kuulaja küsimus. ja see üks ja ainus, et kuidas Aigil läheb? No mul läheb hästi tegelikult, selles mõttes, et see aasta on olnud hästi pöördeline, et aasta algas sellega, et ma läksin lahku. Läksin Virkoga lahku. Et nüüd te siis teate selle aega sõnavaatud. See oli hästi raske minu jaoks, aga samas on nagu jällegi olnud nagu hästi õpetlik ja mul on nagu hästi palju erinevaid nagu võimalusi nagu avanenud nagu täiesti uskumatul kombel nagu, et ma arvan, et nagu oligi see, et kui me olime Erkoga nagu koos, et siis ma olin hästi palju nagu ikkagi nagu toetusin tema peale, lootsin talle ja et siis me teeme kõike koos, onju, ja siis võib-olla nagu ei lasknud nagu nendel teistel asjadel juhtuda, mis siis tegelikult võib-olla siis peaks minuga juhtuma, onju. Et nüüd ma siis olen loonud sellise koha Tõrva, mis on nagu mina tunnen, et minu selline südameasi, mis ma teen, seal on kultuuriturg. Meil on seal hästi vahva koht, kus me siis kaupleme kultuuriga, nagu mulle meeldib öelda. Me korraldame seal igasuguseid erinevaid sündmusi, me teeme seal mingisuguseid turupäevasi, me siis anname võimaluse seda hoonet ka rentida, kui keegi tahab enda mingisuguseid sündmusi teha. Ja siis seda me teeme ka ikkagi kõik kogukonnaga koos, et see ikkagi kandus mul sinna Tõrva edasi, et ma siis tahan ikkagi kogukonnaga neid asju teha koos. Ja õnneks on seal ka nagu see kogukond ikkagi minuga kaasa tulnud. Ja siis ma veel antud hetkel teen veel noorsootööd seal, avatud noorsootööd. Nii, jah. Peatu korraks sellel kultuuriturul lihtsalt, et natukene rohkem sellele tähelepanu anda, mida ta kahtlemata väärib, selles mõttes, et nagu sinuga ikkagi alati on kaasas käinud see, et sa lähed ja võtad mingi täiesti nagu, ma ei kujuta ette, et keegi teine oleks selles uberikus, see ei ole uberiks, on väga suur, mingit potentsiaali näinud. Ma ütlen nagu koledalt peldik, et see oli täielik. Ja tegelikult, kui sa sinna sisse astud, siis lihtsalt mida? Et teed nagu mingi nii imelise asja tegelikult. Et see on tõesti väga-väga kihvt, et mis sa oled seal korraldanud. Nii et kui kultuuriturul midagi toimub, siis tasub sinna sõita lausa Tõrva, nagu on korduvalt tehtud. Jaa, sina oled kõige tublim käia üldse, ma just ükspäev mõtlesin selle peale, et issand, et kõige... Püsikas. Sina oled püsikas, jah. Et ja alati on nagu üllatus, see Annal siis mitte kunagi ei ütle ette, et ta tuleb ja siis ma järsku näen jälle, siis ma olen mida? Aga okei, see selleks sellega oli ka niimoodi, et tegelikult mingil hetkel kui me olime Tõrva jõudnud, siis on ju tagasi Erkoga ja Tambetiga, siis ka seal on siuke suur festival nagu Tõrva tulepäevad ja siis on Tõrva tulede öö, siis on üks siuke öö, kus siis on Tõrvas siuksed valgusinstallatsioonid ja seal, ja siis me arutasime, et Erkoga, et oi, et tahaks seal tiimis ka olla ja siis kuidagi see kohe ikkagi läks ka niimoodi, et meid siis kutsuti ikkagi sinna ümarlauda ja see ei ole see manifesteerimise teema on ju. Aga siis me nagu arutasime seal ühel õhtul Erkoga ja siis mõtlesin, et oi, aga seal on nii äge see, miks see turuhoone alati nagu seal kuidagi nii pime on ja miks seal nagu midagi ei toimu, et see on nagu ka jumalast äge koht on ju, ainult noored käisid seal nagu nende müügiputkade varjus, siis saavad seal rahulikult napsu võtta või mingeid asju teha on ju, aga ja siis kuidagi nagu Erkots ka, et ei tea ka on ju, et miks ja siis me olime juba järgmisel hetkel olime seal nii-öelda selle korraldustiimiga seal ümarlauas ja siis küsisin nagu seal, et miks see nii on, et miks see maja seisab seal niimoodi on ju. Aga siis ma sain teada, et ta kuulub, ma arvasin, et see on linna oma, aga tuli välja, et see kuulub eraisikule, aga kuna siis idee nagu kõnetas ka ikkagi neid vallavanemat ja tol hetkel ja siis ka abivallavanemat tol hetkel, et nüüd on see meil uus valitsus Tõrvas ka, et
ja siis nad kohe uurisid järgi, võtsid kontakti ja siis ühesõnaga järgmine päev mul oli juba siis kohtumine seal ja siis põhimõtteliselt see omanik ütles, et aga kasutage, võtke siis, võite põhimõtteliselt kasutada seda asja ja et tehke. Aga siis läks natuke aega mööda ja minuga võttis ühendust üks Triin, keda ma siis teadsin tol hetkel nagu nägupidi teadsin, onju, aga ma ei olnud temaga nagu selline väga palju suhelnud ja siis tema ütles, et kuule, et tal on üks idee ja siis rääkis mulle sellest ideest ja istusime seal restoranis ja siis ta räägib mulle ja siis ma kuulan täpselt nagu enda nagu mõtteid, mis ta mulle räägib ja siis ta rääkis, et tal on veel üks mingi hoone, kus see kõik võiks toimuda, see sama kontseptsioon nagu seal kultuuriturul ja siis ma mõtlesin ja siis ma ütlesin, kuule, aga ei, mul on ka siuke mõte, aga mul on nagu maja ka nagu olemas, et teeme siis sinna juba vaata onju ja siis oligi nagu ja siis see asi kuidagi nagu läkski lahti. Et me hakkasime seda tegema, aga kogu aeg, mis mind nagu inspireeris, et Tallinnas mul meeldib see Telliskivi loomelinnak ja siis ma kujutasingi ette, et see võikski olla siis Tõrva oma väike loomelinnak, et seal ongi siuke natuke organiseeritud kaos onju ja pakubki sellist nagu kompab piire ja pakub eriilmelist kultuuri. Aga jah, Triinuga on nagu see huvitav lugu, et me oleme nagu täiesti ühe puuga löödud. Et me oleme nagu ülisarnased, et see on nagu täiesti kummaline, et kuidas me nagu kuidagi kokku sattusime, sest et meil on isegi niimoodi, et me nagu viimane kord oli laupäeval käisime peol ja siis saime õhtul peol kokku ja siis me olime jälle kogemata nagu täiesti ühesuguselt riidesse pannud näiteks või kuidagi nagu on nagu et mingisugune alateadlik nagu ma ei teagi, kuidas seda öeldakse, siis mingisugune ma ei tea, ka soulmate on või noh, ühesõnaga mingi asi on, et mingi kummaline lugu meil on siis see Triin, kellega me koos kultuuriturgu teeme. Ma ei tee seda asja üksinda. Okei, aga ütlesid juba poole lausega, et oled ka noorsootöötaja jätkuvalt? Ja praegu teen avatud noorsootööd, teen Tõrva avatud noortekeskuses. Sellega oli niimoodi, et tegelikult ma eelmise aasta novembrikuus, kui meil oli või oktoobrikuus, kui meil oli vilistlaste kokkutulek, siis ma läksin sinna käis Margit Talimil esinemas ja siis ma kurtsin Margitile, et ma olen Tõrvas ja mul ei ole seal tööd praegu ja üldse nii raske on ja siis ta ütles, et aga tule Otepääle tööle. Siis ma läksin Otepääle tööle ja siis seal oli ka hästi tore. Ma vahepeal tulen nüüd selle juurde tagasi, et mis ma vahepeal veel teinud olen, onju. Et siis ma käisin Otepääl, tegin loomejuhi tööd seal kultuurikeskustes. Aga seal ma pidin sõitma kogu aeg ja see hullult väsitas ära ja siis ma ikkagi mõtlesin, et tahaks ikka Tõrvas tööd teha. Ja siis kutsuti mind nii-öelda sinna kogukonnakeskusesse kogukonna spetsialistiks ja siis mis hõlmab ka seda, et ma siis teen noorsootööd. Aga tänasel päeval siis ikkagi hõlmab see valdavalt ikkagi avatud noorsootöö tegemist. Kusjuures meil paar päeva tagasi oli juttu sellest tüdrukutega, kes on häädemeestel. Sinu suurennad ja et noh, et liikusid nagu noorsootööst oma järgmisesse töökohta ja millest sa kohe kindlasti ise räägid, aga et siis ma ütlesin ka, et kuule, ta sai ikka täielikult tünga ju, pidi mingi kogukonna spetsialist seal olema. Tegelikult on noorsootöötaja. Ja oligi selles mõttes, ma saingi natukene nagu tünga, kui ma päris aus olen, et ma pidin tegema jah, seda nii-öelda seda, suvel ma saingi teha tegelikult seda kogukonna spetsialisti tööd ja kui ma tegingi seda kultuuriturgu, et ma tegin igasuguseid erinevaid üritusi, ma kaasasin noori sinna, onju, et aga sügisel siis Tõrvas on ka, läheb vaiksemaks, onju, ja siis kuna seal läks siis üks noorsootöötaja ära, siis asusin nagu mina siis tema asemele, onju. Et mingisuguseid projekte ma seal natukene tegin nagu kogukonnatööna ka, onju, aga valdavalt siis jäi see ikkagi selleks avatud noorsootööks, aga seda ma ütlesin neile kohe, et kui ma pean nagu seda tegema päevast päeva 5 päeva nädalas, siis ma ei saa. See lihtsalt ei ole minu teema, et ma tunnen, et ma ei saa enda potentsiaali seal realiseerida, et ma varsti muidu lähen minema ja siis jällegi manifesteerisin selle minema mineku, sest et üllatus, järgmisest aastast olen ma jälle uue motipäev.
kui hea mulje see minust jätab, et mingisugune aasta aja jooksul olen ma juba nüüd siis 3. kord tööd vahetada või? Ei, on ju? no kui peab tegema, peab tegema. Ühesõnaga, ja siis ma lähen nüüd kooli noorteprojekti juhiks ja siis ma tunnen, et nagu see võib-olla on nagu see asi, mida ma tahan teha, sest et mulle väga meeldis ka Häädemeeste koolis tegelikult huvijuhi tööd teha. Sest et see on ka, ta on küll hästi väljakutsete rohke, aga ta erineb nagu ikkagi kardinaalselt nagu avatud noorsootööst, mis on nagu tänasel päeval ikkagi väga alaväärtustatud töö minu meelest. Seal on nagu nii palju asju, mida tuleb teha, nii väikese palga eest ja nii väheste hüvede eest siis minu meelest, mis jah, ei peaks nii olema. Aga noh, ma püüan selle eest seista, et see ikkagi muutuks ka. nii, ja mis plaanid siis järgmiseks aastaks Tõrva, mis kool seal on üldse? Keskkool või? Gümnaasium? Tõrva kool on nagu selline organisatsioon, on ja sinna kuulub alla veel Riide ja põhikool äkki on seal vist. Äkki. Ma loodan. Ma ei ole veel asja selgeks teinud. Ja siis on Tõrva gümnaasium, kus siis ka Tambet käib. Ahah. Nii, mis sa siis seal Tõrva koolis hakkad tegema? Seal on hästi põnev niimoodi, et minuga on juba kõik või mitte kõik ei ole veel ühendust võtnud, aga paljud on ühendust võtnud, et seal on Tõrva noored said oma algatusprojektist toetuse Tõrva meediaklubi loomiseks, et sinna ma siis lubasin, et ma aitan neid sellega, siis tööintervjuul küsiti, et mis mingid plaanid või ideed on, mis ma teha tahaksin, siis ma tegelikult see juba tekkis mul Häädemeestel, et tahaks teha sellise talendiõhtu või talendishow, et ei ole nagu lihtsalt playback või mingi laulukonkurss, vaid ongi nagu, et ma ei tea, noored saavad tulla välja mingisuguse talendiga siis, noh näiteks ma toon näitena siia praegu, et mingi jalgpalli trennis käija oskab väga hästi, ma ei tea, jalgpalli kõksida, et ta saab tulla näitama seda või siis, ma ei tea, meil on seal akrobaatika tüdrukuid ja kes oskavad, ma ei tea, konte väänata põhimõtteliselt on ju, et või siis ma ei tea, äkki keegi oskab väga hästi luuletust lugeda või no mis iganes. Et mingi siukse asja tahaks siis teha. Ja siis mul sain hästi huvitava pakkumise tegelikult Mulgimaa vanemalt praegu, et tema hakkab mingit show'd korraldama seal Mulgipäeval ja siis, et kas mina olen nõus oma noortega siis lavastusele kostüümid disainima, et ma selle peale veel mõtlen. Ma lubasin talle eile teada anda, aga ma ei ole veel siiamaani välja mõelnud seda, kas ma olen valmis selle projekti võtma vastu või mitte. Aga ühesõnaga, seal on nagu hästi palju asju, mis teha saaks. Ja mis tulemas on veel Tõrvas, tulge Võnkele. Jah, see oli ka see üks asi, mis ma võib-olla natuke manifesteerisin ja tegin selle nimel tööl, et see nii läheks, et Võnke tuleks sinna, kus ma elan, sest et ma kutsusin teda Häädemeestele ka, aga siis ma kolisin juba Häädemeestelt ära ja siis ma kutsusin hoopis Tõrva ja siis ta tuleb Tõrva. No võib-olla võib Aigit siin süüdistada ka selles, et ta selle Dance Acti laagri Häädemeestelt kaasa Tõrva võttis ja sel aastal esines seal Nublu. Jah, nii läks tõesti. Et Nublu tõesti esines seal ja järgmine aasta on Dance Act jälle Tõrvas. Ma ei tea, kes siis esineb. Jah. Küllap see keegi lahe on. Ühesõnaga, siit me saime selle kuulaja vastuse, et tundub, et Aigil läheb hästi. Jah. Kultuurisoovitust tahtsin ma sult küll küsida. Sul on juba kindlasti palju pileteid järgmiseks aastaks varutud. Festivali Draakon. Mul ei ole vist ühtegi piletit veel ostetud. Ma loodan jõuluvana peale. Äkki toob mulle mõned piletid. Mida sa manifesteeriksid endale? Ma tahan kindlasti, mis minul ja Tambetil on traditsiooniks saanud, on Treski kindlasti lähme, tulge teie ka, sest et see on nagu, ma ei tea, suve mingi parim aeg, kus ei pea tööd tegema mina. Et see on festival, kus ma siis käin jah niimoodi, et lihtsalt võtan aja maha.
Siis ma soovitan jällegi sedasama Tõrva tulepäevad ja Võnge, et nad siis ühendavad siis jõud ja teevad siis nii-öelda see aasta selle asja koos. See toimub 31 juuli kuni 1. august. 2 päeva, väga head programmi, Sadu esineb. Sadu vist on nagu kõige kuumem kaubamaht üldse. No oli, aga Sadu esineb nüüd absoluutselt igal pool igal nädalavahetusel, nii et ärge muretsedage, Sadu te näete kindlasti kuskil. Mul on isegi ühed Sadu-piletid juba olemas. Sinna Amendasse, jah. Nojah, siis järgmine päev on ta kohe seal Tõrvas, nii et. Ja ma saan aru, et tuleme ka sinna. Yes, väga hea. Aga Aigi, mida sa enda jaoks manifesteerid järgmiseks siis? Või mida sa soovid? On soovide aeg ju. Jaa. Ma soovin, et tuleks hästi mõnus, lõbus ja kerge aasta. Et ma arvan, et see oleks nagu siuke asi, mis võiks vahelduseks tulla. Jah. Et nüüd on nagu võib-olla leitud see koht, kus olla, et nüüd ei ole enam seda tõmblemist, et nagu oli võib-olla see möödunud aasta on ja, et kus ma siis pool aastat siis sõitsin ainult, et oligi, Otepääl oli küll üliäge, ma sain seal üliägedaid projekte nagu teha koos sealse tiimiga, aga jah, lõpuks oli see lihtsalt see, et ma sõitsin kogu aeg, kas ma sõitsin siis Otepääle või ma sõitsin Viljandisse, et aga ma kogu aeg ainult sõitsin ja see oli hullult väsitav. Ja, et seda ma soovin, et tuleks ka mõnus kulgemises aasta. Ma soovin ka seda sulle. Aitäh! Ja teistele ka, see on väga hea soov. Ja, nagu... ma soovin teile ka. Ma soovin endale ka, ma tahaks ka mõnusat kerget kulgemist. Jah, aga lõbus oleks nalja saaks. Ja lõbus peab olema ja nalja peab saama. Minul küll täna oli väga lõbus ja sai nalja nii, nagu ma arvasin, et juhtub. Aga mis sa ise veel siia lõpetuseks tahaksid lisada? Tulge Tõrva külla, selles mõttes, et ma sügisel juba hakkasin organiseerima tegelikult siin Häädemeeste hääpundile, et tulge mul külla, et ma teen teile programmi, aga siis ma ei saanud seda kuupäeva paika, et ma ootan ikkagi, et kevadel siis saan teile selle asja ära organiseerida, et natuke soojamaks läheb, sest turu peal talvel ma ei saa midagi teha, seal on ülikülm. Et näitan teile igast lahedaid kohtasi ja teen pulli. No mina kindlasti tulen ja ilmselt tulevad ka teised ja sina tule ikka meile külla. Jaa, tulen täiega. Varsti peaks ju Meeletu Rock ka jälle tulema. Jaa, järgmine oktoober, pange kirja. Järgmine oktoober, kuupäev pole paigas sulle. Minu teda mitte. Okei. Davai. Nii, aga näeme siis. Näeme siis. Ilusat jõuluaega ja mõnusat aasta lõppu. Pange ässalt.